Tervist, minu nimi on Heino Väli. Olen pikka aega olnud teedeehitaja, kuid paar viimast aastat olnud eemal, tegelenud inimeste tervendamisega ja jõudnud jälle tagasi teedeehituse juurde. Ilmselt see on ka üks põhjus, miks Eva Äkke palus mul rääkida sellest, kuidas saaks teha nii, et Eesti teedeinsenerid, neid on ju nii vähe, kuidas nad ei läheks ära. Et nad ei läheks kuhugi teise töö peale, et nad jääks selle armsaks saanud töö juurde. Küsimus nüüd ongi, et kas see töö on armas sellepärast, et on vaja raha teenida või see töö on päriselt südamelähedane ja armas. Olen näinud enda kõrval mõlemaid variante. Vahest ongi see teedeehitus suur kutsumus, aga inimesed satuvad suure koormuse tõttu suurde stressi ja siis on vaja leida lihtsalt leevendust. Teinekord on aga tõesti see, et see tegelik sisemus tahaks teha midagi muud. Aga sa oled olude sunnil siin teedeehituse valinud. Ja see lahknevus siin kahe sinu tee vahel, mida suurem see lahknevus on, seda suuremat stressi ja häiret sa tunned. Ma räägin teile täna kõike seda juttu läbi 3 energiatasandi. Esimesel tasandil on meie alateadvus. Me elame umbes 95% ajast alateadvuse baasil. Keegi ütleb midagi, me paneme põmaki vastu ilma midagi mõtlemata. Siin on ka sellised energiamustrid, mida me suguvõsaliini pidi kaasa saame. Siin keskel on bioenergeetiline tasand, kui keegi on kuulnud midagi meridiaanidest, mis on energiakanalid meie sees, mida füüsiliselt ei ole olemas, aga energia ometi liigub, või tšakratest, samuti füüsiliselt kirurgi juures näha ei saa, aga energia liigub. See kõik kirjeldab teatud informatsiooni, juhib meie elutegevust. Ja siin on see tasand, mis meil siis igapäevaelus juhtub. Meie suhted, meie tunded, kõik see, mis teistele inimestele on näha. Ja nüüd võib öelda, et kogu see energiaring käivitub siit, aga see trigger võib tulla siit tegelikust elust. Näiteks keegi ütleb midagi meie alateadvuses, see resoneerub millegagi, see lööb kohe häiresse meie energiasüsteemid. Ja me kas satume stressi või vihastame või solvume, olenevalt sellest, mis meil siis siin selles alateadvuse koha peal on. Kui see alateadvus on täiesti puhas, ma toon ühe näite lihtsalt. Kui ta on täiesti puhas, siis ükskõik, mida siin inimesed meile ütlevad, meil ei resoneeru mitte midagi, meil ei reageeri siin energiasüsteemis mitte midagi, me oleme zen, lihtsalt oleme. Mitte midagi, kui keegi ütleb, et sa oled loll, see läheb minust mööda lihtsalt, see ei ütle mulle mitte midagi, et keegi ütleb mulle, ma olen loll, umbes nagu keegi räägiks minuga hiina keeles. Ja mis siis meiega juhtub? Juhtub see, et kogu selle virvarri peale ühel ajahetkel meie bioenergeetiline tasand hakkab rivist välja minema. Need valesti sisse harjutatud rütmid, näiteks see pidev stress, kogu aeg võtame eluenergiat kusagilt, see pidev stress tõmbab lõpuks meid maha, me jääme, kas oleme liiga väsinud, me jääme haigeks, muutume nõrgaks ja siis sellisel puhul nüüd siin ei ole enam vahet, mis tööd me teeme, kas me teeme kunstnikutööd, teedeehitajatööd või oleme sõdur, me ei suuda seda teha, sellepärast et siit ei ole enam seda elujõudu peale tulemas. Siin on see bioenergeetika, see ongi nagu elujõud meie sees. Mis ma täna näidata tahangi just siin sellel elujõu tasandil anda mõned harjutused teile, millega te saate ennast toetada. Aga ennem tahan rääkida natukene sellest elulisest tasandist, mida ma tähele pannud olen. Üks hästi oluline tegur teedeehitajate elus on perekond. Ja selleks, et sellest natuke paremini aru saada, ma räägin
peremudelist. Siin olen mina, siin minu ümber on minu kallis kaaslane, siin natuke suuremas ringis on siis meie laps või lapsed, siis tuleb töö, siis tuleb vanemad, siis tuleb hobid, et võivad natukene varieeruda, ma praegu päris täpselt peast ei mäleta. Ja siin on minu kaaslase ring, siin tema ümber olen mina, siis on meie laps siin ja nii edasi ja nii edasi. Ja kui nüüd minu selles ringis, minu abikaasa asemel või kalli kaaslase asemel toimub muudatus, siia tuleb töö järgmiseks, siis toimub paratamatult muudatus ka siin. Tekib nii-öelda selline kolmnurk, armastuse kolmnurk, et minu ringis on minu armastuseks töö, siis kallima ringis ei saa olla enam tema armastuseks mina, siis tekib temal siia kas sõbrad, laps, vanemad, ka töö, mis iganes. Aga tulemuseks on see, et meie suhe on karidele jooksmas. Ja mida te siis teha saate enda suhte parandamiseks? Üks asi ongi see, et ole kontaktis igapäevaselt oma elukaaslasega või abikaasaga. Tänapäeval on ka elukaaslased moes. Võta iga õhtul temaga ühendust, räägi välja, mida sa päeva jooksul kogenud oled. See aitab teie kahe vahel hoida seda lähedust ja usaldust. Ära mine selle ohvriks, et ma ei saa kõike rääkida. See on selline kaassõltuvuslik suhe, millel ei ole mitte midagi pistmist armastusega. Kodurahu huvides ma ei räägi neid asju, sellepärast, et siis naisel tekib paha tunne või mehel, kui te parasjagu olete ise naine. Ja see paha tunne on mulle ebamugav. Seda nimetatakse kaassõltuvuseks. Aga selle pinnalt hakkab toimuma kaugenemine teie suhtes. Ja selleks, et seda kaugenemist ei tekiks, seda perekonna lagunemist ei tekiks, siis olge üksteisega ausad. Rääkige, kui tahes ebamugav teil midagi rääkida on, rääkige alati ausalt oma elukaaslasega kõigest, absoluutselt kõigest. Oma tervisest, oma tööst, mis iganes teid vaevab. Ja siis võite kindel olla, et sinu kaaslane usaldab sind. Ta räägib ka sinuga ja teie vahel on see side olemas. Kui sulle tundub, et sul ei ole kaaslasega mitte millestki rääkida, siis võib-olla oledki vale kaaslasega koos ja pead vaatama, mida oma eluga edasi teha. Miks ma sellest perekonnast räägin? Ma olen ise tähele pannud oma elust, ma räägin kõik oma elu näite põhjal. Oma elust, et kui tugi kodust puudub, siis ma ei suuda oma tööd teha, sellepärast et mu teadvus on kogu aeg kusagil hajevil. Ma mõtlen selle peale, et pagan, ta ütles mulle niimoodi ja et kui kehvasti see mind tundma pani, kas ta üldse selle peale mõtleb, kui halvasti ma ennast tunnen. Aga me ei suuda ju seda rääkida omavahel, kommunikeerida, et mina tunnen halvasti või tema tunneb halvasti. Ja siis me ketrame seda ja iga päevaga läheb see aina halvemaks. Ma hindaks, et sellisest stressitasemest, kui inimene on tugevas stressis, siis tavaliselt umbes 40% moodustab sellest tööstress ja 40% kodusest olmest tulenev stress. Nii et see on väga olulise tähtsusega hoida oma peresuhted korras või kui need peresuhted on lootusetud, siis on mõistlik need lihtsalt ära lõpetada, sest inimene eelkõige saab armastada iseennast ja see teine inimene, kes meiega koos on, kui ma armastan iseennast, siis see armastus peegeldub ka teisele inimesele, minu partnerile ja meie vahel tekib tihe side. See on üks hästi oluline asi, mis ma tahtsin rääkida. Siis teine asi on nüüd bioenergeetilisel tasandil toimuvad muudatused, kui me satume suurde stressi või kuidas see mäng üldse käib. See mäng käib niimoodi, keegi ütleb mulle midagi
minu alateadvuses see resoneerub, see on nagu kitarrikeel, kui siin tõmbad kitarrikeelt, siis samasugune kitarrikeel hakkab siin võnkuma ja see resoneerumine käivitab siin hetkega minu reaktsiooni, mis tõmbab minu bioenergeetikas kõik siis kas stressi või rahunemist, oleneb sellest, mida see inimene mulle ütles. Kui ta ütles, et sa oled imeline inimene, siis ma ei lähe ilmselt stressi. Aga teedeehituses tavaliselt, no siit tuleb informatsioon, siit tuleb probleem objektil. Ja ma tunnen kohe, et see on minu mure lahendada, minu stressiga seotud bioenergeetika hakkab kohe tegutsema, et ma suudaksin selle olukorra lahendada. Ja kui neid olukordi on väga palju, siis meie siin bioenergeetilisel tasandil hakkavad tekkima sellised väärastunud mustrid või niimoodi, et iga stress tegelikult, tasuta lõunad ei ole olemas, iga stress kahmab meie eluenergia järele, et me suudaksime sellest läbi minna. Aga kui me oleme kogu aeg stressis, siis seda eluenergiat ühel hetkel enam ei jätku. Ja siis, kui me jätkame seda elustiili samamoodi, siis keha ühel hetkel langetab lihtsalt sellise valiku, et algul ta hakkab meile märke andma, me kogeme mingeid pisemaid hädasid, mingid valud kuskil, keha tõmbab kangeks midagi ja ühel hetkel me jääme täiesti totaalselt haigeks. Ja siis me ütleme, me jäime haigeks, aga tegelikult see mäng on kestnud juba 10, 15, 20 aastat või oleneb millal siis siia alateadvusesse see muster tekkis. See mäng võib olla lapsepõlvest saadik meie sees kedranud juba läbi elu, aga me märkame seda alles siis, kui me füüsiliselt mingid valud on või me ei saa liigutada enam või mingisugune haigus tabab meid. Minu nägemus on see, et haigused on kõik energeetilist laadi ja siis eelkõige küll tervendades alateadvuse tasandit, et ei tekiks reaktsioone. Kuid siiski mingil määral on võimalik ka bioenergeetilise tasandi tervendamise kaudu meil ennast toetada ja isegi vabastada siit alateadvuse tasandilt energiaid, mis meil neid reaktsioone tekitavad, mis meis tekitavad selle pideva nõrkuse või stressitunde, näiteks kui me leiame, et me ei suuda oma tööd teha. Siis mõned asjad, mida ma tahan teile näidata. Esimene asi on maha võtta seda reaktsiooni, mis meil stressis tekib. Selleks me ühtepidi rahustame seda nii-öelda stressiga seotud energiavoolu ja teistpidi toetame seda elujõu voolu. Ja see on üks hästi lihtne asi, mida te teha saate. Ühe käe panete siia endale külje peale, teise käe sõrmed siia küünarnukist natukene kõrgemale ja lihtsalt hoiad niimoodi. Mis me siis teeme? Need kaks tsooni siin või punkti me ühendame stressiga seotud punkti ja elujõuga seotud punkti ja ühendatud anumate seaduse alusel need energiad hakkavad tasakaalustuma. Mõni inimene tunneb, et selline rahu tekib kehasse. See rahuenergia ongi see, ta on põrnaga seotud meil. Põrn on selline emalik, hoidev energia. Ja kui see energia tõuseb, siis meil tekibki selline rahutunne. Sa võid kasutada seda harjutust alati, kui sa tunned stressi. Üks hästi-hästi oluline asi veel, millest tahan rääkida, on maandus või maandatus. Maandust mõistetakse mitut moodi. Üks on selline enda keskmes olemine, kuid teine on ka siis selline täiesti füüsiline ühendus maaenergia väljadega. Kui meil see ühendus puudub, enamasti meil puudub, ma olen näinud, see on täitsa epideemiline, et meil, inimesed, kes minu juures on käinud,
nendel on maandusega päris suuri probleeme ja siis see energeetiline solk jääb kõik meie sisse tiirlema, aga meil on vaja, et me saame maast värsket energiat ja anname oma nii-öelda prahi ära ja saame ka kosmilist energiat juurde. Mida siis selleks teha? Üks hästi lihtne harjutus, tikma kõõki ja leia selline lusikas, et seda, mida selle lusikaga siis teha, sellega sa lihtsalt hõõrud oma jalataldu. Jalataldu hõõrudes selle lusikaga, see lusikas on kergelt, see on tavaline roostevaba lusikas, ta on kergelt elektromagneetiline või magneetiline ja ta lõikab hetkeks läbi siin jalatalla all sinu magnetvälja niimoodi, et see seadistatakse uuesti nagu arvuti teeks restarti. Ja mõlemat jalga niimoodi töötled minut-paar, siis minutist võib-olla isegi piisab. Siis sa teed sellise magnetvälja restardi, mis aitab uuesti joondada sinu ja maa energiavälja. Nüüd teine asi, mida sa teha saad, inimese energiaväljas on päris palju selliseid keeriseid. Ka meie jalatallast tulevad välja maandusega seotud keerised. Sa saad nendele keeristele uuesti hoo sisse anda. Ja kuidas sa seda teed, on umbes 50–70 sentimeetri kaugusel teed selliseid ringe. Aga pane nüüd tähele, et meesterahvas teeb neid ringe kellaosuti suunas, ehk sa kujutad siia jalatalla peale ette omale kella siferplaadi ja annad minna kellaosuti suunas. Kes on tundlikum, see tunneb neid energiaid, mina tunnen neid alati. Nüüd teiselt poolt tehes ongi oluline see, et sa tahaks ju nagu niimoodi teha, eks ole, aga sa kujuta ette nüüd siia ka kella siferplaat ja sa pead tegelikult tegema kella osuti suunas seda liigutust. See on üks asi. Nüüd, mida sa veel teha saad? Sa saad, kuna teil kodus magnetit ei ole, mina kasutan oma töös magnetit, siis meie biopesa on elektromagneetiline, aga siin on ka omamoodi magnetväli, et niimoodi seadistatud, et biopesa on lõunapoolus ja käe pealiskülg on põhjapoolus. Ja sa teed lihtsalt, hakkad niimoodi ühtepidi ja teistpidi liigutama ja sellega sa nagu solgipumbaga tõmbad selle energia liikuma, et see lõunapoolus lükkab meie keha sisse energiat ja põhjapoolus tõmbab välja ja sa teed nagu vetsupumbaga mõnes mõttes võiks öelda. Teed seda sellist liigutust. Siis eelmaandusega seotud asjad on meil silmade all, siin kus need luunukid on. Siin on üks energiakanal, mis on maandusega seotud. Sa hingad sisse ja sügavalt välja ja samal ajal koputades siia. Võimsa efekti annab veel, kui sa kujutad ette, et sinu jalataldude all on juured, mis lähevad maatuuma välja, maa sisse. Ära mõtle, milline see maatuum välja näeb, vaid lihtsalt lase need juured sügavale sisse. Seal, kus on meie tähelepanu, sinna läheb meie energia ja sa juhidki tähelepanu sinna. Ja ise samal ajal hingates, niimoodi 5–8 hingamist. Ja siis teised punktid on siin ranglu nukkide all on sellised pehmed lohukesed. Neid koputades, ma siia mikrofoni pihta ei taha koputada, neid koputades täpselt samamoodi hingad sügavalt sisse ja välja. Aktiveerid sa seda maandust, kuid need punktid on ka hästi olulised. Siit jookseb väga palju energiakanalite energiat läbi ja tihti, kui me oleme üle töötanud, siis meil hakkavad vahest energiat tagurpidi voolama ja asjad, mis meile tavaliselt pakuvad lõõgastust või sellist toovad energiat, spordi tegemine näiteks, nad hakkavad meid hoopis kurnama ja selline koputamine aitab siis energiat uuesti õiget pidi käima panna. Nüüd üks asi veel, kehas peavad energiat liikuma
ristisuunaliselt. Et seda ristisuunalist liikumist meelde tuletada, siis sa saad teha lihtsalt selliseid harjutusi või siis püsti olles niimoodi ühelt jalalt teisele jalale, alati kaasa siia ka hingamine, sellepärast et hingamine toob sulle lisaenergiat, mis tõmbab selle energia kõik liikuma. Nüüd ma arvan, et võib-olla sellest esialgu piisabki, sest liiga palju energiatööd ei ole ka liiga hea. Hoia ennast maandatuna, lahenda oma kodused küsimused ja tegelikult on väga hea, kui sa saad minna terapeudi juurde, kes hakkab su alateadvusest lahustama mustreid, näiteks reiki või mentaalsed rännakud ilma droogideta loomulikult, mis viivad sind sinna emotsionaalsele tasandile, kus see trauma sinuga kunagi on juhtunud ja sellelt tasandilt saad sa vabastada selle, mis sul sees on. Kui sa lähed psühholoogi juurde, siis ta ketrab su peas natukene seda rämpsu, aga sellest kasu ei ole eriti, sa jääd sellesse ringi nagu käima, käid aastakümneid selle psühholoogi juures. Ja üks asi veel, tehke sporti ka. Sport aitab energiat liikuma tõmmata ja peale sporti ülioluline asi on enda venitamine. Venitamine on sellepärast vajalik, et kui ma keha venitan, siis need energiakanalid, mis minu sees on, nendes hakkab energia uuesti liikuma ja mu elujõud toetab mind. Vot selline väike nõuanderubriik. Soovin kõigile inseneridele jaksu, pidage vastu ja kui keegi tahab spetsiifilisemat nõu küsida, siis mina ja mu naine Külli Trauser, me teeme jätkuvalt teraapiaid ja saame ka nõustada, kuidas toime tulla alateadvuse mustritega või siis sügavat stressi põhjustavate bioenergeetiliste kõrvalekalletega, mis kõik avalduvad siin meie igapäevaelus selliste ebasoovitavate käitumistena, stressina, pereprobleemidena ja nii edasi. Suur tänu teile kõigile!